minek, et jätkab tundi siis kuskil mujal. Nii, jätkame meie siin rahalikult tunniga on ju, et miks siis taluda päris vastu on üks eeldus päris on graafik. No, oskab mulle keegi siin vastata. No, Robert, näita mulle ka, mis on selle. Tolk, võtta asjad ja mine uksed välja. Toimub. Ülikooli taas avaldanud 8-2 ja Sandra, mis seal seeradades nii põnevat on, et see selgib? Palun üles ja jätkad ka tundi kuskil. Okei, no Tartu Ülikooli taas avaldanud oli selgist tõesti. Ja no kolmandaks on siis rahvusluse esile tõus ja Brigitta äratus ja vaata seal klassist väljas on palju mugavast pilkust magada, et ega ma siin kinni ei hoia, et jätkab tundi kuskil ka. Okei. Et oskab keegi öelda, mida see naine siin pilli peal võiks nagu endast kujutada? Nii siis. Okei, aga on teil mingisuguseid muid nagu sünonime sellele, et mis see naine võiks siis endast ette kujutada? No jah. Okei, nii. 343. Ei, praegu ei tea. 1914. Esimene maailmasõda. Ikka veel tead. 1898. No tead. Mul on sellest B-klassist nagu päris kõrini juba. Et eriti Makarist ja Oliverist. Peaaegu iga tund saadan ma vähemalt ühe nendest klassist välja ja no üleüldse on klassis lihtsalt mingi jama. Küll pole õpikuid kaasas ja kas nendel õpikutel ka kaaned on, see on omaette küsimus. Ja noh, kuupäevi nad ka ei tea, seega peab vist Üllega rääkima, et midagi muud siin ei olegi. Oi, no. Jaa, oi Maasikrand, oi tere, ja. No issand jumal, jälle, jah. Oi, kõigil kahed. No majuga, oi. No issand jumal. No okei, ja ma olen oma klassis, ja ma olen siin, tule siia. Ja ma ootan siis, tule siia, okei. Vabandust, kas te korraks saate välja minna? Mul hakkab üks koos Aleksi. Oi, tere. Oi, Maasikrand, tere, just rääkisime. Teeme samamoodi nagu eelmine kord, jah? Jah, võib küll saama. No teeme siis. Ma ei tea, ma tõesti ei saa aru, mis see nädal täitsa kõik ongi vahet. Mitte ainult sinu kellis, igal pool. Nii palju raha peab nägema, ma ei tea. Aga kuule, ole tubli siis ja näeme. Oi. No jah, okei, no mul on suurema osa õpetajatega selline, kindlat tüüpi arusaamine. Et see, jah, ei ole võib-olla esimene kord. Mille jaoks ma seda klassiraha siis muidu kogun? Kes on see ilus meesterahvas siin pildil? Kuidas palun? No, Viola, ma usun siin. Okei. Niisiis, kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustest üles igavikku oma otsida? Alustame siis venitusharjutustesse. Austus, arevale. Ja siis vaadata. Otto, kas sul on vett suus või? Otto, viska kohe! Otto! Ma tean, mis sulle tulda katsu.
12. klass, kõik lähevad koorist ära. Käisid laulu peal ära ja nüüd ma näen nii vähe neid seal kooris. Nad veavad mind alt. Meeskooris oli igast häälest ainult üks mees kohal. Kuidas me niimoodi mitmehäälselt peaksime laulma? Kus teil riidetada, noh? Ei oska riietada, ei oska retsensioone ka kirjutada. Eelmine aasta ma nägin küll, ma väga petlides. Kõik oli mingi chat, GPT, ma ei tea, mis iga naise. Täiesti jube, keegi ei oska midagi teha. Nad tahavad ära ka minna, vaatavad, et on nii vähe, mis kõik teised, jah? Ja keegi ei oska vastata ka ainult chat, GPT. Hakkame laulma. Mis sa tegid? Kus sa selle välja olid, noh? Telefon siin klassis. Ei lähe peale. Sa ei saa, ei, mis vabandus, sa ei saa tagasi seda, saad sa aru? Ma olen ikka väga rahul. Mul on nüüd nii palju rohkem vaba aega. Põhikooli lapsed on suht probleemivabad. Et playboxile ma nad lasen, pallile küll mitte. Ja üldse nad ei virise. Ma olen ikkagi väga õnnelik, et ma otsustasin oma töökoormust vähendada ja gümnaasiumi koormuse ei välinile anda. Gümnasistid on nii keerulised, kogu aeg on mingi jama ja kellelgi on jälle mingi probleem. Kaua meil läheb sellega nüüd? No, see on esimene paus 3 päeva jooksul. Lihtsalt, mis ma oskan öelda? Raske on selle gümnaasiumi astmega. Kõik, jah? Lihtne elu. Mina eeldan, et meie alustame tundi ikka siis, kui kell käib, mitte siis mida me lõpetama hakkame teile, et kuidas gümnasist peab käituma. Et tegelikult nüüd, näete, kell on juba 9.57, et teie olete siin raisanud 2 minutit minu aega ja et siis mis me nüüd teeme? Võtame vahetamist 2 minutit, jah? Okay. Alustame siis soojendusharjutustega. Ei, see on vale. See on ikka eesti keele tütt, mitte kehaline kasvatus. Teeme ikka kirjalikku üles. Vabandust, ma võin segada. Kas Rasmus Tõkman on siin klassis? Ei. Aga Urmas Ulver? Ei. Aha. Kas te olete üldse 8. C-klass või? Ei. Aha, vabandust siis. Sõit, kust sa tuled? Metsast? Käekotiga ja vahetusjamana. Kus on vahetusjamana? Kalderabes. Aga läheb vahetab siis ära. No, järjest jõudnud. Vabandust. Eeskujuks peab olema õpilas. Eest ära! Eest ära! No tegelikult mulle ei meeldi üldse joosta. Mis sa ajad? Ma terve päev pidan sinu järgi koristama. Vaata, samblatükid kõikjal kooli peal. No Kaido, see ei ole sammal, see on samblik. Kus on nüüd siis kõik on? Teiste aega tulla. Kiiremini nüüd meil on vahetuspäev käib. Ja Lihanna-Liia, kus sina täna hommikul olid? Tulin Nõmmelt autoga ja väga palju oli ummikut. Huvitav. Mina tulin ka hommikul autoga. Minul küll ummikuid ei olnud. Kus sinu need ummikud olid?
vaatasin natuke sisse. Huvitav. Ootan siis tõendit vanematelt. Minu teada meil siin ainult jahukülakatel on selline kokkulepe, et võib hilineda. Mis seal ikka? Tegelikult ma tahtsin üldsegi siin tunniplaanist tegelikult rääkida. Kallid õpetajad, alustame siis koosolekuga. Aitäh, et tulite. Nagu ikka on peaaegu kõikides ainetes probleemõpilastel, aga üritame neid ikkagi motiveerida ja enda õpetamistehnikat natukene arendada. Ja üllataval kombel on praegu kõige paremad tulemused vene keeles. No tak. No, me oleme ikka nii head. Pigem. Aga see Vaigra. Vaigra 5 korda üritab lugeda ühte lauset ja 5 korda ei tule välja ka. No Vaigra. No eesistuvad ju ikka tublid tüdrukud ja nendelt ma ei pea midagi küsima, et nemad teavad kõike. Et noh, need tagumised, nendelt ma küsin kõike, et nemad tavaliselt ei pane midagi tähele. No mul pole vahet, kas istuvad ees või taga, ikka midagi ei oska. Aga no, kui tulemused on head, ma ei tea, kus nad saavad need teadmised. No tak, Senju, kuidas sul töödega? No palju parem, ma ei tee ühtegi tööd, nad teevad väga hästi Молодец. Ja väga hästi teevad kõik tekstid peas ja no mõnikord ei ole, aga siis saavad ka midagi vähemalt kätte. No tak, mina teen nendega koos tunnis. Ütlen neile vastused ette, saavad ikka 3. No mis ma teen nendega? Imega õpivad 45 mitikas asja pähe, mida nädal aega ei ole suutnud pähe õppida. Ja sama. Terve tunni istuvad, ei tee mitte midagi ja siis, ma olen valmis ja 5+. Alati see lause tunni lõpus. Tunni lõpus vastan. Alati jõuau. Või siis õpetaja, ma annan homme, aga homme ei anna. Kas teil ka kõik lapsed tahavad restorani minna varem? Ma ei saa aru nendest, kas kodus ei toidata neid või vaesed. Tead, mul on klassis üks suur restoran. Nad tulevad kõik, jäävad hiljaks, tulevad oma kassidega. Mul on klassrestoran. Nii liigume siis edasi, et kuna me juba keelte teemadel oleme, siis tuleme siis EAE-eksam. Ja inglise keele õpetajad, kas te olete valmistunud, harjutanud, kõik sõnad-tööd, uus sõnavara, kõik? Kontrolltööd, sõnade-tööd, esseed, kuulamisülesanded, need on kõik nii olulised ja neid peab tegema. On küll rasked, aga nad saavad hakkama sellega. Aga peabki olema raske. Ma annan endast parima, et õpilast elu raskeks teha. Aga ma käisin lastelastega nädalavahetusel maakodus ja ostsin neile mänguauto. Kujutage ette. See meenutab mulle ühte korda, kui ma käisin Aafrikas ja me sõitsime kaasa sukse suure kasti autoga, ei kujuta ette. Ja see oli nii lahe. Ja ei jätka. Nii palju maksavad need. Pidin sealt Suurbritannias tellima, sest siin Eestis ju muidugi ei ole selliseid asju. Aga see, kuidas te selleks valmistate? Eks me ikka natukene vahepeal loeme lastega ja kirjutame. Ja me oleme ka keeleväänajaid teinud ja ühe essee kirjutasime isegi, et sellest iseenesest peaks piisama, et nad on targad niigi, et ei hakka siin mingit pähe tuupimist ja mis nad selle eksami jaoks ikka. See on ju lihtne. Nad saavad niikuinii läbi. Vaata, siin on mu parim keeleväänaja proovi. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she shits. Susie does what now? Nii, ja räägime natukene rõõmsamatest uudistest ka, et küsin siis eelmine nädal, kes saaks tulla meeskonna üritusele metsa. Ja täna kell 4 lahkub siis buss, arvestage sellega ja olge palun õigel ajal kohal. Jah? Ma võtan oma lapsega kaasa. Ta istub mul praegu allaklassist, on natuke nohune, ma ei saanud teda lasteaeda viia. Ma vihkan lapsi. Nii, kõik on siin. Väga tore. Mul tuli üks, no nii, mul on üks väga hea mõte. Teeme niimoodi, et kõik, kes on lugenud Triumfigaal, Remarki Triumfigaal, need võivad minna bussi. Teised jäävad siia. Ei ole kedagi või? Päriselt.
no okei, aga no okei, kes on alustanud triumfikaart, need võivad minna bussi, teeme siis niimoodi hoopis. Väga tubli õpetaja Veske, väga tubli, ainult üks inimene, no okei, noh, kui teile kellelegi lugeda ei meeldi, mis ma siis teha saan, ma ei tea, noh, astume bussi. Minge siis kõik bussi, jah. Oi, Kustik, mis sina seal loed? 10 nitti, kuidas vältida Oi, mine bussi, jah. Kus sa siis niimoodi nagu said? Ma vihkan lapsi. No nagu Makejev on jälle hiljaks jäänud, ma nagu ei saa aru, mina olen siin oodanud viimased nagu 10 minutit. Me kõik, ta ei austa meid, ta lihtsalt hilineb ja raiskab meie aega, ta raiskab meie elusid ja meie nagu ootame ja ta lihtsalt ei tule. Selle ajaga me oleksime saanud nagu kui palju asju teha, väga palju ja ta lihtsalt ei tule. Meie siin ootame, tema raiskab meie aega. No hallo! Jaa, tere, halloo. Mida? Lapsed on EMO-s. Mis asja, kumb siis seekord? Mõlemad? Okei, ma tulen kohe. Oodake! Mul on lapsed jälle EMO-sse vaja viia, ma pean minema. Okei, tšau! Oh jaa, ma pean hästi ruttu minema, et mul eile juhtus täpselt sama asi, et lapsed on vaja jälle EMO-sse viia, et ma ei saa aru, kuidas see niimoodi kogu aeg juhtub. Asi on ilmselt täiskuus. Hei, kolleegid! Eile õhtul ma telin kodus ja mul tuli üks segu väga hea mõte. Teha siia metsa meile koos üks tööleht. Me saaksime kõik koos siin tööleht lahendada. Ja aga kas näiteks te teate, mis asi see on põdrasamlik? Ei tea, jah. Kas te pole üheski bioloogiatunnis käinud? See ei ole ju reaalne. Aga sümbioos, tead, mis on? Ei tea. No, appi, kurat, maasikrat, sa pead ikka nagu natuke võiks midagi teada. Ja oota, siin aga üks ja ma arvan, et teeme selle kõik selle tööle koos ära, see on nagu väga lõbus, teile on kindlasti meeldib. No tegelikult on mina midagi palju huvitavat kui põdrasammal, mis on siin sellistes metsades levinud, et pruunkaru. Pruunkaru on päris levinud Eesti metsades, just sellist süüksi lehemetsas tavaliselt. Ma ei usu, et me kunagi kohtame, et nad ikkagi hoiduvad inimestest, aga kui kohtud, siis jumala eest ei tohi tema agressiivne olla. Et sa pead teda ignoreerima ja mul oli kunagi oli kiirabis oli siuke lugu, et üks oli tulnud sisse ja üritanud karuga maadelda. Mitte mingi karu ei tule küll minuga ühte metsa s**tuma. Panin pea juba telki ära, mul oligi maakottu uut topist vaja. Aga kuulge tüdrukud, mis värk ikkagi selle... Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Леночка, ты где? Ой, О, спасибо тебе. Леночка, mis sa teed täna? Oi, mul on tunne, et me lähme sinuga kivisse. Lähme? Пошли. No mis seal ikka, Makejev ilus poiss ju käib hommikuti ujumas ja värki iga hommik. Aitäh, Lenotška, sa ka väga võõratu. No ma olen ikkagi elu näinud selles suhtes, et ma olen pikalt kiirabis ja EMO-s töötanud ja ükskord ma nägin, kuidas meile tuli mees sisse ja ta oli lehmalüpsesse kinni ja täpselt niimoodi nagu ta arvata.
et see oli tükk tööd, et seda parandada, et jah, see oli ikka raske case. No poisid, mis me ikka teeme? Lähme mängime jalkat. Jah, tähendab, et meie jookseme, sest et kes mängib jalkat? Tüdrukud ainult jooksevad, on ju? Ma ei saa aru, mis need tüdrukute kogu aeg see jooksmise vastu on. Jooksmine on nii tore. See on ainuke õige trenn. Oi, vaata, maailma, vaata. Salm kutsub jooksma meid. Lähme. Kas ma näen haige välja? Mul on tunne, et ma olen haige, et ma just tahaks pigem puhkama praegu, et tšau Ülla. Eksamine. Ma oleks võinud lihtsalt Hiiumaale kala püüdma minna. Nagu me oleme sattunud täna siia metsa ja siis ma mõtlesin, et mis siin metsas toimub. Ja siis ma mõtlesin räägida teile, mis asi nagu sümbioos on. Nagu teha, siis mu juused on ju praegu sümbioos. See on kõik kommensialism. Ja siis üks huvitav asi, mis siin veel oli tegelikult. Ma leidsin, siin on nagu männimets, vaata, männipuud on igal pool. Ja ma leidsin tõru. Kuidas see tõru sai siia? See on nagu ebareaalne. Kes või mis selle siia tõi?